Tere, head vaatajad, tagasi vaatama saadet Raudsaare dialoogid. Ja täna me läheme õige vanasse aega, kus aga võib olla ka tänapäevasesse aega üht-teist õpetlikku öelda. Tere tulemast, Peeter Espak. Tänan kutsumast. Usundiloolane ja orientalist Tartu Ülikoolist. Orientalist, et Tartu Ülikooli orientalistikakeskusega endiselt seotud ja põhiliselt ikka uurin vanu sumereid, vana ajalugu, religioonilugu, mütoloogiat, kirjandust. Just, kõik see on ülipõnev. Sumeritest ma tahtsingi alustada õigupoolest, et sumerid võib-olla kõik vaatajad ei tea, aga see on selline kultuur, mis ootamatult ilmus, oli kõrgkultuur ja ka kadus järsku. Ja Nõukogude ajalootund tegi karuteene, kuna seal alustati minu mälu järgi vanadest kultuuridest üsna varakult 5. klassis. Ja mida siis see noor õppur tahab sellest nii väga lugeda ja siis tekkiski selline vastumeelsus ja see ei olnud huvitav, kuid ajakirja Horisont, varased köited, seal 67-68, Erich von Dänikeni lugu, kus ta rääkis ka nendest vanadest kõrgkultuuridest, millel on väidetavalt seos siis maaväliste intellektidega. See tekitas minus huvi jälle. Kuna Sumer on ikkagi teadaolevalt esimene selline maailma kirjakultuur, ütleme juba 3500 enne Kristus, see on rohkem kui 5000 aastat tagasi, võeti kasutusele selline esimene arhailine arvepidamiseks mõeldud kirjasüsteem ja ühtegi vanemat ei ole leitud, tõenäoliselt ei leitagi, vähemalt mitte nii, kuidas seda sofistikeeritud, kui vanadel sumeritel, siis vandenõuteoreetikutel on ikka komme, et nad tahavad oma vandenõu ka algusesse viia. Ja nagu ka see raamat, mis on eesti keelde tõlgitud, alguses oli Sumer, et Sumer oligi meie ka lääne tsivilisatsiooni ju alguses. Ja põhimõtteliselt see tähendabki, et ta tõmbab ligi mõnes mõttes selliseid müstikaotsijaid, mitte ainult vandenõuteoreetikuid, ka inimesi, kellel on mingid vaimsed, müstilised, spirituaalsed huvid. Kas võib eeldada, et sul on siis vaimsed, müstilised ja spirituaalsed huvid, kuna sinust on saanud väga asja arvestatav Sumeri uurija? No kindlasti on, kas nüüd müstilised, aga mütoloogilised kindlasti. Kuigi müstitsism on loomulikult ka üks huvitav termin, aga et kui nüüd minna nende vandenõuteoreetikute juurde, mitte midagi jää üle, et vana Sumer neile tohutult meeldib. Kõik nad tahavad oma need lood viia sinna, et ikka ka kiriku vandenõu algas juba vanast Sumerist. See, mis nüüd katoliku kirik siis edasi teeb koos reptiilide ja erinevate tulnukatega ja mis seal kõik veel koos ei ole, eks. Aga tundub ju ikkagi müstiline, kuidas korraga just nagu mitte millestki tekkis selline kõrgkultuur? Ei ole seal mitte midagi nii väga müstilist. Sumerid on tundmatu päritoluga rahvas, aglutineerivad keelt, räägi nagu soome-ugri keeledki. Ilmusid nad täpselt ei tea, pakume äkki 6000 enne Kristust. Parem ei hakka spekuleerima, sest arheoloogia põhjal, kahjuks arheoloogia põhjal ei ole võimalik teha pikale ulatuvaid keelelisi ja rahvuslikke järeldusi, ka geneetilisi teste või uurimusi. Ma tean, et Briti muuseumis alles nüüd on üritatud hakata midagi tegema, aga neid on väga-väga vähe. Selliseid andmeid, mis me leiame ja kuskilt nad kindlasti pidid sisse rändama, kust ei tea tõesti, et isegi nüüd hiinlased väidavad, et teatavasti Hiinas on selline üpriski totalitaarne autokraatlik võimusüsteem, et ka hiinlased väidavad, et nemad on sumeritega suguluses. Aga mine sa tea, äkki oli mütoloogia on mõnes mõttes mingite Hiina varajaste kontseptsioonidega natukene sarnane, mingeid selliseid ühenduslülisi võib-olla on kuskilt leitud, aga ma ei hakkaks spekuleerima, kus nad tulid, lihtsalt ühel hetkel olid ja tulid. Ja nad tegutsesid tänapäevase Iraagi lõunaosas, mitte ainult, aga seal oli selline põhibaas ja esimene linn väidetavalt maailma ajaloos Eridu, mis asutati Uruk, kus loodi kiri ja riigikorralduse algmed ja kiri oli ju kiilkiri, mida kasutati. Ja jällegi see esimese linna
termin, et need linnad tekkisid enam-vähem ikkagi alguses selliste arhailiste kultuuride ajal oletatavasti mingite kultuskeskuste erinevate templite ümber, et eks alguses olid need rahvad mõned ka nomaadlikud, aga et eks kultuskeskused, kuhu ümber tekkisid, siis mingi jumala mingi püha paik, mingi looduslik püha paik, kuhu siis tasapisi hakati ehitama ka mingit juba konkreetsemad templi hoonet, lõpuks tekkisid väiksemad sellised meie mõistes asulad ja lõpuks juba väga-väga suured linnad, aga Uruk tõepoolest sai 4. aastatuhandel selliseks linna või riigi sümboliks, et ta oli selline esimene ikkagi maailma mõistes suurlinn. Et taaskord pole mõtet spekuleerida, et kui suured olid või kui palju oskas kirjutada, me ei saa seda kunagi teada, aga et jah, see Uruki linn on kindlasti, võib pidada maailma esimeseks, metropol on vale öelda, aga suur linn. No kirja kasutuselevõtt, mis oli siis kiilkiri, nagu ma ütlesin, võimaldas ikkagi täiesti uut kvaliteeti riigi valitsemisest, bürokraatia tekib. Ja see oli tegelikult kiilkiri tekkiski. Meie kutsume kiilkirjaks, sest pillirookepi või mingi muu stiilusega savile tõmmatud alguses mingid jooned, pärast mingid sõna või ka silpi tähistav selline märk, et ta meenutab kiilu nagu meie seokse kolmnurkse kujuga nagu kiilu, aga et alguses kasutati seda, kiri võeti kasutusele arvepidamiseks. Et kui tekkisid komplekssed majandussüsteemid, juba suuremad erinevad riigid, eriti Urukis ka mõõtühikud siis on tegelikult mõõtühikute fikseerimine tähendab tänapäevases mõistes ju raha. Et kui sul oli nagu see Uruki kuulus kauss, mis on teatud kindla mõõduga, et vastavalt tekkis mõõtude süsteem, siis sai mõõta palju on vilja, väga täpselt, näiteks õlut sai mõõta, rasva, liha, absoluutselt kõike, seda omakorda sai määrata selle suhte hõbedasse või mingisse muusse vääriskivisse või metalli. Tekkisid hiiglaslikud loomakarjad, templitele, linna administraatoritele kuuluvad kõikvõimalikud kommunaalselt hallatavad varad ja tõenäoliselt nagu ka Tallinna linnas, et ka vanas Sumeris olid ju sellised mõningad linnaametnikud, kes tahtsid endale saada rohkem kui neile kuulus ja väga oluliseks muutuski kaupade koguse kirjapanek. Ütleme kas või kitsekarjus, lambakarjus pidi olema võimalik veenduda, et kui tema hoole all oli näiteks 200 lammast, et ka kui ta pani nad õhtul kuhugi aedikusse või ajas kuhugi mingisse ruumi, et tuli veenduda, et hommikul ja õhtul ja järgmisel hommikul on ikka sama palju neid. Ja et mõni ära ei kadunud. Nagu meil siin Tallinnas või mõnes muus linnas, et linnaametnikud on ikka nagu nad on, kui ei ole seda kontrolli. Ja osaliselt ka seetõttu lihtsalt, et pidada arvet tekkis. Ja see süsteemide standardite kasutuselevõtt, arvepidamise kasutuselevõtt on väga oluline pärand meile Sumeri ajast, kuid üks asi veel. 60 sekundit on ju Sumerite kasutusele võetud ühik minut ajasüsteem, nii nagu meie teda tänapäeval kasutame, mis ei ole kümnendiksüsteem, on pärit tollest ajast. Ja see on, eks ta on, prantslastel on siiani need arhailised numbri kuvandid jäänud, et eks see oli kõikidel arhailistel kultuuridel nõnda, et pandi paika igasugused, ütleme, astronoomilised, eks. Sel ajal astroloogia ja astronoomia oli üks ja see sama, et kuude arvutamine, päevade arvutamine, eks ta kuidagi see varajase inimese mingi loogika pani need asjad paika, aga et Sumeri matemaatika on midagi jällegi sellist, mis oli
ma ei saa öelda, et arenenum, aga et kindlasti kuna Pythagorase teoreem oli olemas, eks, sumeritel ja kõik muud absoluutselt need massiivsed niisutuskanalid, võrgud, tohutult keerukad ehitised, kanalisatsioon, mille kõik, ma ei tea, kaldeidki tuli ju väga täpselt matemaatiliselt kokku arvutada, et Sumeri matemaatika on ülikeeruline ja sellega tegelikult tegelevad, et midagi aru saada inimesed, kellel on üldiselt doktori või kraad või ka haridus matemaatikas. Et kui mina olen vahel kuulanud mingeid inimesi, kes Sumeri matemaatikast räägivad, olles oma matemaatiku karjääri lõpetanud keskkooliga, eks. Et siis kus ei olnud see ka kõige nõrgem, see oli ju ikkagi Prantsuse lütseum. Jaa, aga et ma tunnistangi, et kui hakata kuulama, mida Sumeri matemaatika uurijad nende matemaatikilistest võimetest räägivad ja kõikidest nendest mehhanismidest, loogikatest, vaat mina ei ole seda õppinud. Ja see on väga raske on mõista. Isegi seda minul kui ütleme humanitaarteadlasel on hästi raske mõista, et millisel tasemel võis nende matemaatiline mõtlemine tegelikult olla võrreldes siis meie kaasajaga, aga see oli ka tase. Et mul on stuudios Sumeri asjatundja. Ma olen tahtnud küsida ammu ühte olulist küsimust, et üks härrasmees Hispaanias linnas nimega San Luca de Barrameda evib kogu, artefaktide kogu ja tal on seal ka vitriin, kus on erinevad Sumeri asjad välja pandud. See on Kadiisi lähedal. Ja siis nad pakkusid mulle seal müügiks mingeid asju, et vaat konkreetne tahvel Sumeri kiilkirjaga, see on nüüd 4000 aastat vana mõtteline. Aga kust ma tean? See võis olla ju ka täiesti järgi tehtud asi. Ja ma arvan, et hiinlased on ära õppinud juba isegi sellist asja tegema, aga et ma oletan, et väärikatel antiigimajadel ja muuseumitel on üpriski lihtne ikkagi tänapäevaste meetoditega ikkagi see ehtsus kindlaks teha, aga lihtsalt eBayst osta ei maksa kunagi, et seal võib eBays liigub kõike seal, kus juures saabki. Tellida Sumeri tahvleid. Näiteks eBayst päriselt saabki, kui veab, saabki igasugu originaale täiesti vabalt. Mis ei ole ka võimatu, seal oli ju sõjategevus. Ja kogu aeg on läinud, sest ütleme vaesemad inimesed ikka, olgu see Süürias või Süüria muuseumidki, Iraagi muuseumid, need on ju nii paksult täis kõike seda materjali. Väljakaevamiskohtadel on isegi maapind on igasugu artefakte täis. Et see on nii meeletult tohutu kogus erinevaid asju. Oled sa käinud seal nende väljakaevamistel? Olen väljakaevamisi selles piirkonnas, olen külastanud Liibanonis, aga Bagdadi meie eriala üks konverents, suur konverents peaks see suvi olema, et kuidas siis olud on, et siis lähen, aga et kuna ma sõjas ei ole käinud ja viimastel aastatel ei ole ka Bagdadi sattunud, et ei ole õnnestunud kahjuks seda maad ise näha, aga samas ma ei ole ka arheoloog, eks. Mind huvitab see info, mis sealt on kätte saadud, selle süstematiseerimine, aga õnneks kiilkirja kultuur oli nii meeletult laial alale, et seal sõjad olid, hävitas tohutult nii kunsti kui kirjavara, aga väga suur kogus on veel maa sees, püsivad, leitakse juurde, mis on juba muuseumites, see on nii meeletu suur kogus, et ei ole teadlasi, kes tegeleks. Aga tuleme selle Sumeri kultuuri ja riigi juurde või riigi algmete juurde korraks tagasi, et mida meil on õppida sellest, miks see kultuur korraga otsa sai? Teooriaid on väga palju, ütleme Sumerit naljakas ongi, et kõige viimane otseselt ikkagi, mida me võime Sumeri riigiks nimetada, oli siis Urri 3. dünastia. Urr on üks hästi hiidne ja väga oluline Sumeri linn, kuujumala Sueni või siis Nanna kultuskeskus ja ta sai siis kuningas Urnamma tõttu, kes oletatavasti tappis või kõrvaldas nii Uruki kuninga Hutuhengalli kui 3. tollase aja võimsa riigi Lagashi valitseja, tõenäoliselt kellegi Kudea
kogu meeskonna, kes siis seal võimul olid, et sellest detaile ei ole säilinud, aga selgub, et nii palju, kui meil on ajalookroonika, et selgub, et kuskil aasta 2120 kanti enne Kristust Uruki kuninga juhtimisel nimega Utu-Hengal läksid Sumeri, Urri ja Lagaši riigid ühiselt sõtta, neid okupeerinud ja igasugu andameid ja tribuute nõudnud kuutilaste vastu, kes oli nomaadne rahvas Sumerisse sisse tunginud, ka Akkadi impeeriumi riismetel vandaalitsenud ja ühel hetkel Sumeri 3 pool iseseisval või veel iseseisval riigil sai sellest villand, ühendasid oma väed oletatavasti ja ajasid need kuutilased välja. Kuutilaste kuningas Tirigan, veel on isegi sõjakäigu kirjeldus, et kus see Sumeri armee läks, siis selle kuutilaste nomaadide, keda sumerlased kutsusid mägede maoks ja ussiks ja ahvi kehavormidega inimeseks, kes nagu on inimene ja ei ole ka koera tunnetega ja selline kõige õelam kirjeldus Sumeri kultuurist alati on kuutilaste vastu. Et see on nagu selline, meil on... koerakoonlased. Seal oli kõige maod, ahvid, koerad, kõik. No nii. Aga see oli ju edukas. Nad siis ikkagi otsa said. Ja järgnes sellele siis ütleme, kui Urnamma oli need ülejäänud linnad ühendanud, tõenäoliselt likvideerinud ka kõik teised iseseisvad valitsejad, suutis ta rajada siis 2112 kuni 2004 kestnud, kutsutaksegi Uus-Sumeri impeeriumiks, mis on Sumeri üks kõige väga võimas ka territooriumi ulatuselt võime juba nimetada täiesti impeeriumiks, kuigi mõned uurijad ei ole nõus impeeriumi kasutusega, aga juba tol hetkel olid sisse rännanud semiidihõimud akadlased, semiidihõimud kõik, kes seal idasemiidid, erinevad läänes, tohutu paljusus, väga sarnaseid keeli rääkivaid semiidirahvaid olid Sumeri aladel alati kohal olnud, et ei olnud selle rahvuse vastu seal mingid rassismi, paratamata kaubavahetus ja elasid semiidirahvad ka seal, kus sumerid nagu isiku nimedki näitavad, aga ainus põhjus, miks sumerid, kui nende viimane impeerium kokku varises, miks nad enam päris enda riiki ühtegi ei suutnud luua, on see, et nad olid oma enda kodumaal vähemuses. Ja kõik edasised riigid nagu Iisini ja Larsa ja siis juba Babyloni ja sealt edasi veel igasugu lõid juba teised rahvad ja sumereid tihti räägitakse mingist hävingust või ma ei tea millest, et kaotussõjas eri nomaadidele tähendas seda, et 20 aasta pärast sumerid jälle või 100 aasta pärast said jälle, ajasid välja ja tegid mingi oma uue riigi või mitu riiki, aga et oletada on, et lihtsalt emakeelt sumeri keelena rääkiva rahvana nad jäid niivõrd vähemusse. Selle põhjus oli? Väike rahvas, kes oli ümbritsetud teistest suurrahvastest. Ja ma arvan, see oli loomulik sulandumine. Et täiesti loomulik sulandumine, mis muide ähvardab eestlasi. Ma jäin just mõtlema, et ja kuigi sumerid olid väga, ütleme, keelefašistid või erinevates tekstides on väga selgelt näha, kuidas sumeri keelt peetakse ainsaks päris keeleks, kas või üks sumeri keel vanasõna, et kuidas see nüüd oligi, et kirjutaja või kirjatundja, kes ei oska sumeri keelt, kuidas see on võimalik, aga millest ta siis tõlgiks. Aga ma ei saa nagu ühest asjast aru, et nad sulandusid ja kadusid, aga ometi ma olen lugenud, sumeri keelt kasutati vist enam kui 1000 aastat, nagu meie ladina keelt kasutame. Ja esimese aastatuhandeni välja, et ka juudid Vanatestamendi kirjapanemises on täiesti kindlalt võimalik, et Babyloni eksiili vaiku siis kuskil, ütleme, 500 keskel enne Kristust, kus olid Babyloni raamatukogudele ligipääs, et sumeri keelt kasutati nagu meie kultuuriruumis, lääne kultuuriruumis ladina keelt. Aga mis selle põhjus oli? Sest kui eestlased välja surevad, ma ei usu, et ülejäänud Euroopa kasutab 1000 aastat veel eesti keelt. Aga et kui
kui me oleks olnud nagu Rooma kunagi, nagu sumerid olid, siis kasutaks. Et sumerid oli, nad kõik hilisemad rahvad teadsid, et nad olid selline, ütleme, kõik selline hariduskultuur, religioon, et väga palju tuli nendelt sumeritelt ja seda keelt kasutati kui õpetlase keelena, ka religiooni, preesterkonna keelena, tõenäoliselt iga haritud ametnik, tõenäoliselt ka valitseja ikkagi pidi sumeri keelt oskama samamoodi nagu ladina keelt keskaja. Ladina keelt õpetati veel intensiivselt, isegi vist ajaloolastele, ma mäletan veel paarkümmend aastat tagasi. Jaa, Tartu Ülikoolis täiesti. Ja nüüd on see kõik kadunud. Paraku küll. Et kus veel ongi usuteaduskonnas on kreeka, heebrea ja ladina peaks olema, aga seal võib ka mingeid valikuid teha. Et see 3-aastane kõrgharidus oli see, mis ladina keele siis. No see oli see Bologna reform, nagu seda nimetada. 4 aastast sai 3. Just, mis võimaldab paremini vahetada üliõpilasi erinevate ülikoolide vahel Euroopas, mis on ju tegelikult põhilis eesmärk, aga nagu ma aru saan, üht-teist head läks kaduma sinu vaates. Ja seal võib-olla taheti matkida ameeriklasi, kui seda, kus on kolledž või midagi, mis on 3 aastat, aga seal ju paljudel erialadel, see ongi see esimesed 3 aastat ongi, kus sa õpid ka ladina keelt paljudes Ameerika ülikoolides. Et isegi ma vaatan tihti, et need ameeriklased, keda on tihti nimetatud mingiks uuskultuuriks või et ikkagi need klassikalised traditsioonid on tänapäeval hoopiski rohkem kuskil Ameerika ringkondades olulised, kuivõrd nagu Euroopast on meie enda kultuur hakanud üha rohkem taanduma, kui on seda isegi Ameerikast juhtunud, et ameeriklased siiani sellist Rooma või Kreeka maailma peavad kuidagi oma ideaaliks. No kui me vaatame arhitektuuri Washingtonis, kus on ju föderaalhooned ehitatud antiikhoonete eeskujul, see oli see, mida peeti arhitektuuri mõistes siis ideaalseks. Ja see nii on ja täpselt samamoodi ka hilisemad riigid pidasid sumereid oma teatud mõttes nende kultuuri ja kõik teatud mõttes ideaaliks, et see oli selles suhtes hea paralleel, et järgnevad juba uusi keeli rääkivad rahvad tegid samamoodi nagu ameeriklased, et nad ehitasid omale nagu ütleme mõnes mõttes uut sumerit, kuigi religioonis, mütoloogias, kirjanduses, elutunnetuses oli toimunud keeles väga suuri muudatusi, aga et sumeri see võlu või esimese püha kultuuri võlu, see jäi tõepoolest püsima. Millest me räägime siin kultuuride ja tsivilisatsioonide sünnist ja surmast ja nende pärandi ülekandumisest läbi aegade. Et üht-teist on tulnud meile üle, nagu me rääkisime ajaarvamisest, see 60 sekundit ja minut, 60 ühiku põhine arvutamissüsteem, aga ka ikkagi riigikorralduses on üht-teist tulnud minu meelest üle. Aga kui me nüüd räägime sellest tsivilisatsiooni sünnist ja surmast, millest me juba jõudsime aga natukene siin rääkida. Surmani veel päris ei jõudnud. Päris veel ei jõudnud, et seda teemat võiks nüüd natukene veel edasi arendada, et ainult rumal õpib iseenda kogemustest, ikkagi tark õpib ka teiste kogemusest. Mulle tundub, et siin on meil mõndagi kõrva taha panna. Ja eestlastel kindlasti, et kui Eesti rahvus, kultuur ega ka rahvus ei jää loomulikult püsima, kui me jääme siin vähemuseks, eks. Et see on paratamatu, et võivad need igasugu progressivistlikud mõtlejad või poliitikud või parteid rääkida ja toome siia mõned kliimahüsteerikud ja maailma lõpu ootajad, olen kuulnud mitmeid loenguid, kus Bangladeshist arvatakse, et toome siia kohe miljoneid inimesi ja mõni tahab jälle kuskilt mujalt, sest teadupärast ju kohe tuleb kliimakatastroof ja siis neil inimestel pole kuskil elada. See on see üks loogika, et täna on juba kaasa arvatud meie mitmete progressivistlike mõttevoolude ja ka poliitiliste voolude poolt täiesti see motiiv kasutusele võetud, et on põhimõtteliselt aktsepteeritud, et eestlane eripärase kultuurina on kadumas, aga et me saame siin midagi säilitada lihtsalt kedagi sisse tuues palju.
Aga mida me siis säilitame? Et sumeritest on säilinud need kiilkirjas savitahvlid, mida tuleb jätkuvalt maapinnast välja, aga mis siis see võiks olla, mida ma nüüd natuke liialdan, eks ole, aga mis on see, mida me võiksime sellise mudeli järgi, kui siia tuleb miljon Bangladesh'last säilitada? Ma arvan, et ei säili suurt mitte midagi, et kui ma olen täiesti kindel, et kunagi tuleb ka selline Star Treki sarnane kultusseriaal, ulmeseriaal Star Trek, kus juba 23. sajandil oli selline maailmarahu, et kõik sõjad olid lõppenud, toimus selline, kõik rahvuskultuurid muidu olid alles, aga toimus selline rahvuskultuuride omavaheline kena eksistents, kus prantslased olid prantslased ja isegi indiaanlased olid kõik hõimude kaupa alles. Eks, et see on mõnes mõttes isegi see Donald Trumpi unistus, et on see rahvuskultuuride ja rahvusriikide liit, mitte globaalne kõik ühesugune. Selline, mis pole ju halb iseenesest, mis on meile ainu võimalik ellujäämisviis, et ma olen täiesti kindel, et selline aeg tuleb ka, aga et seniks on vaja, kui ütleme maailma rahu. Küll ta ükskord tuleb, võib-olla 1000, võib-olla 200, võib-olla 100 aasta pärast, aga et eestlastel, Eesti kultuuril on vaja sellised üle elada, kuidagi jääda püsima, sest lõppkokkuvõttes ikkagi on, ütleme, inimese selline moraalne või eetiline tunnetus ei ole läinud halvemaks. Kindlasti mitte. Et absoluutselt mitte. Isegi Dalai Lama on öelda, et ikkagi hoolimata sellest, mis kas või seal Venemaal või kuskil toimub planetaarses mõttes ikkagi, kui sa hakkad nüüd mõtlema, on kindlasti täna seda mingit ausust ja eetikat või ma ei tea, kuidas seda kutsuda, ikkagi on rohkem. Vaatame kas või ikkagi, isegi seda sama USA-t tahetakse ikkagi rahu teha, et ei ole need lääneriigid enam mitte kuskil ise ju agressorid, eks, aga ei suudeta oma tahet selle rahu loomisel lihtsalt peale suruda, eks. Et muututakse lödipüksteks ja niimoodi lastaksegi igasugu diktaatoritel ja massimõrvaritel võidutseda ja sama võime ka Eesti kultuuri kohta öelda, et kui me ise muutume lödipüksteks, anname kõik ära, mis meil on igale teisele kultuurile, ütleme, et see on suur ja õilis ja meie siin, mis see meie matsirahva kultuur midagi väärt on, me peame tegema nii, nagu vahet ei ole, kust öeldakse iga välismaalase ees koogutama, et see on kindel hävingu valem, et aga Eesti kultuur jääb, ma olen kindel, et isegi kui meid on pool või isegi 51% jääb püsima sellisel juhul, kui me ennast lõpuks teatud rahvusliku uhkuse üles leiame. Kas sumerid muutusid lödipüksteks? Oli see üks põhjus? Ei oska öelda, aga tundub, et seal viimaste kuningate puhul on näha nõrkust ja tahtejõu puudumist. Sest Rooma impeeriumi allakäigus oli see vaieldamatult nii, et valitsejad muutusid lõpuks selliseks, kuidas ma ütlen viisakalt, allakäinuteks. Liiga vähe infot, aga tundub, mis on ka mõningaid kirju on säilinud seal eri väepealike ja valitsejate vahel, aga tundub jah, et on ära kadunud need, ütleme, uljad ja kõva tahtega siis riigimehed, aga et mis kindlasti rääkida, et mis Sumeri impeeriumi kokkuvarisemisele võis kaasa aidata, oli nende majandussüsteem, mida isegi kutsuti ümberjagamissüsteemiks. Kas selles on midagi sotsialistlikku, ma kuulan praegu? Ta pigem oli selline riigikapitalism. Mida jagati, kellelt võeti, kellele anti? Põhimõte oli see, et iga mingi piirkond, iga provints pandi kuidagi tootma või tegelema mingi konkreetse tegevusega või ka kasvatama midagi, mis oli sellele kõige omase. Aga tänapäeval räägitakse nutikast spetsialiseerumisest. See hävitaski minu meelest ja paljude teiste uurijate meelest, et oleme hästi palju arutanud ka ühe meil pidevalt külalisloenguid andmas käiva hea sõbra emeriitprofessoriga Viini ülikoolist Gebhard Seltsiga. Me oleme hästi palju just kahekesi sel teemal arutanud ja paljude teiste teadlastega ja eri konverentsidel ja kõikjal, et kuivõrd see just see, ütleme, tsentraalselt ümberjaotamisele põhinev majandussüsteem selle tingis, aga olukord oligi, et kui see riik kaotas ühe provintsi
sest hästi paljud igasugused varem allutatud rahvad ja ka igasugused nomaadid, rahvad ju kogu aeg rändasid ja igas riigis võis esile kerkida mingi andekas väepealik, kes muudkui tahtis. Ma juba aiman, kuhu see jutt üürib, aga jah. Ja üks provints võetakse ära ja siis sul ongi, et nagu öeldakse, et tarneahel läheb katki. No nagu Nõukogude impeeriumis öeldi, et aga Baku on ju veel meie. No midagi... Teatud kontekstis, et naftat tuleb. Just, aga kui enam ei oleks tulnud, eks, et siis et see nõnda nimetatud nutikas spetsialiseerumine on lääne tsivilisatsioonil üks kõige suuremaid ohte ja tõenäoliselt Hiina koos oma vasallide, Venemaa ja kõige muuga pikas perspektiivis, kui see oleks jätkunud, et meie siin, meie ei tee midagi, nemad toodavad. Ostame odavalt sisse, ühel hetkel nad ütlevad, vot, nii palju teile. Ja kogu lääs oleks, et selles suhtes jälle tänage seda kurja Trumpi, et see... Või Covidit. Või Covidit, jah. Siis hakkas see pihta, et me peame tooma tootmise tagasi regioonidesse. Ja aga ameeriklased lõpuks ka demokraatide parteiga, nad tabasid selle tegelikult enne Covidit mõnes mõttes ära. Et nad said aru, mis on Hiina pikaajaline selline tegevusmõte, et põhimõtteliselt Hiina oli juba läänel ära teinud. Mul on hea meel rääkida inimesega, kelles ma näen ikkagi õpetlast heas mõttes, et ma tean, et sa jälgid ka Ameerika kanaleid otse, suures mahus ja massiliselt ja ei tugine nii-öelda vahendatud informatsioonile, vaid üritad minna algallikatesse. Mulle meeldib ikka Ameerika erinevaid uudiskanaleid ja arutelusaateid ja kõike sellist püsivalt jälgida. Kui me nüüd vaatame seda, mis Ameerikas toimub, siin on erinevaid arvamusi olnud, aga ühed ütlevad, et Ameerika võib läheneda kodusõjale. Kas see asi on nii hull? No ma arvan, see kodusõda on rohkem mingisugune poeetiline väljendusviis. See on umbes mingi sama, kui ma ei tea, et keegi ütleb, et nüüd läheb, ma ei tea, verevalamiseks või kõik saavad ju aru, et kellega see kodusõda Ameerikas oleks või ma ei saa aru. Et see on ju täiesti absurdne. Aga sellist kultuurisõda seal ju näeme praegu. Jah, kultuurisõda on üpriski tugev ja ma arvan, et seal mingit leppimist kui sellist ei saa olla. Üks pool peab teise, nagu öeldakse, mõistusele tooma. Aga mis on selle algallikad? Miks me oleme olukorras, kus on selline sõda puhkenud? Algallikad on sama, mis bolševistlik revolutsioon Venemaal ja sellele eelnenud liikumine. Kõik massimõrvarid, Leninid, Trotskid, nad olid täpselt samasuguse mõttemaailmaga, nagu täna on, olgu Ameerikas või Euroopas, olgu nad siis ülikoolide kampustes või juba osades poliitilistes parteides. See on revolutsiooniline viha. Tuleb hävitada olemasolev, et selle varemetele ehitada õitsev sotsialism. Jah, see on võimuiha ühelt poolt. Seda on keeruline seletada, et sellele lisandus veel see Prantsuse siis 60ndatel aastatel tekkinud revolutsiooni liikumine koos kogu selle Prantsuse intellektuaalide seltskonnaga nagu Foucault, kes on põhimõtteliselt selle revolutsiooni messias, kelle kogu elutöö oli kõikide, kogu lääne tsivilisatsiooni, teaduse, ütleme humanismi kui sellise hävitamine, sest kõik see humanism tähendas Foucault jaoks kapitalistlikku, röövkapitalistlikku ahelates hoidmist, et kui ütleme Lenin ja Trotski ja Stalin, kes ka seal ronge röövis ja igasugu sigadusi tegi, et nende jaoks oli siiski see revolutsioon, ta nagu säilitas mingid struktuurid või ma ei oskagi seda öelda. Et ei saa öelda, et see revolutsioon põhines otse nüüd oma vihal või ma ei oskagi seda. Räägime siin bolševistlikust revolutsioon. Ja see, mis Venemaal toimus, ta ei põhinenud nagu, ta ei põhinenud päris sellel, millel tänased põhinevad. Aga äkki see juur on suures Prantsuse revolutsioonis, kus oli tohutu terror ja ei küsitud, keda me nüüd siin giljotineerime.
giljotineeriti ühel hetkel nagu põhimõtteliselt kõiki, kes ette jäid. Ei, seda ma päris jälle ka ei. Suur Prantsuse revolutsioon tuli kogemata siiski. Ta ei olnud ideoloogiliselt ette planeeritud, vähemalt minu meelest. Et ta oleks võinud ka olemata jääda, kui Louis 16 oleks olnud natukenegi, ta ei olnud rumal, aga natukenegi initsiatiivikam või et ta oleks ära tabanud, et ta oleks võinud, nagu ikka igas kuningriigis on alati rahutusi ja ülestõuse, et Prantsuse revolutsioon oleks võinud vabalt ära jääda ja oleks toimunud lihtsalt nihe, ütleme, kodanikkonna õiguste suunas ja Prantsusmaa oleks tõenäoliselt täna palju õnnelikum riik ja kogu Euroopa ja maailm ka. Nihe muidugi toimus, aga see nihe oleks võib-olla toimunud nii või teisiti. Nihe toimus ju Ameerika Ühendriikides. Prantsuse revolutsioon läks käest ära põhimõtteliselt sellega, et teda ei saadud enam mitte kuidagi pidama ja nagu kaose oludes ikka jõhkardeid võtavad kõige jõhkram. Tõusevad esile. Rongiröövlid tõusevad esile. Just, ja sama juhtus ISISega, et kahjuks ka natukene ameeriklaste vaikival heakskiidul mõne meelest ka mingil kaasaaitamisel me nägime seda Araabia kevade nagu lõpptulemust, et isegi Obama valitsus hakkas sellele lõpuks kaasa kiitma, saamata aru, mida ta üldse teeb. Et meie kas või orientalist ja sõbra kolleegi Vladimir Sasonoviga kirjutasime mitu teksti, kus me ütlesime, et sealt tuleb välja veel mingi väga-väga hirmus asi sellest. Et ma mäletan, et Araabia kevade sellisest väga kurjast iseloomust ma kirjutasin mitu artiklit, langedes sellega muidugi meie vasak avangardi tohutu pahameele alla, aga täpselt see juhtus. Sellest tuli välja see kõige hullem ja vägivaldsem vorm, mis ehk ISIS, aga igasugu moslemi vennaskond on täpselt sama, peaaegu täpselt sama õudne, Hamas Gazas, eks, et põhimõtteliselt tuli sellisele revolutsioonile õhutamisest. See on just selline revolutsiooniline kihk või, mis võtab järsku, paneb inimesed kollektiivselt hulluma ja see juhtus ka Prantsuse revolutsiooni ajal, juhtus Iraanis tõenäoliselt 79, 80, et selliseid hetki on palju, aga jah, et see, mis Ameerikas ja ka Euroopas, nüüd kutsutakse seda väga õige sõnaga, see woke revolutsioon või see on puhtalt selline enda kultuuri ja enda vihal põhinev revolutsiooniline liikumine, mis on täpselt sama olemuselt, kuigi kõvasti jälle ajalugu ja aeg toob uusi asju sisse, aga et need inimesed, kes neid mõtteid jagavad, on minu meelest täpselt sama ohtlikud potentsiaalselt, kui on see Mao või on see Stalin või Pol Pot või ma arvan, et igasugused Madurod ja Castrod on nende inimeste kurjuse kõrval, kes täielikult eitavad reaalsust, kes elavad täielikult oma revolutsioonilises ulmemaailmas, kus on täiesti aktsepteeritav see, et sa kujutad endale ette mingisuguse uue sooidentiteedi või valid omale ise vanuse. No, seda Maduro kindlasti ei tee, ma olen jälginud tema esinemisi, et ta on küll niisugune ise hakanud diktaator, aga sellega tema oht ka piirdub, kuid meie saade hakkab lähenema vaikselt lõpule ja nüüd kuidas kogu selles olukorras, selles pulbitsevas maailmas me saaksime siis ellu jääda rahvusena, riigina ja kanduda edasi sellesse oletatavasse õitsenguaega või kuldaega, mis tulevikus tuleb. Kompromisse. Võttes arvesse ka kogu selle kogemuse ja lugemuse, mida sa oled näinud vanade kultuuride tõusust ja hääbumisest. Tuleb juutidelt eeskuju võtta ja mingit kompromisse ei tee, eks. Et see ei tähenda mitte vaenlaste ega teadlikult konflikti ülesvõtmist, me ei pea ka Venemaaga teadlikult konflikti esile kutsuma või see on absurd, me peame kõikide võimalustega sõda vältima, see on selge, aga me peame jääma ükskõik kust tulevale sellisele pahale välisele mõjutusele täiesti resoluutselt vastu jäävaks.
ja seda ka sellele võukrevolutsioonile või nendele hullumeelsetele ideedele, mis on täiesti selgelt Eesti rahvuskultuuri ja mitte Eesti, vaid kõikide rahvuskultuuride traditsiooniliste pärandlike kultuuride vastu. Aga siin tekib kohe järgmine loogiline küsimus, et kus on meie tarkuse allikas, et kus see teadmus võiks säiluda? No teadmus saab säiluda ainult elusate inimeste peades, kui nii võtta. Või me mõtleme institutsioone. Institutsioone. Et huvitaval kombel mõningad institutsioonid, kultuurilised institutsioonid on meil ammu juba kaaperdatud, kas või see okupatsioonimuuseum, kus toimuvad mingid Aleksandra Kollontai lugemisõhtud või ma ei tea, mingid sellise nimega asjad. No, Olga Kistler-Ritsol oli küll väga selge arusaam, mis tuleks tema pärandiga teha. Aga tõepoolest. Et meil on muuseumites, väga erinevates muuseumites, teatrietendustes kultuuri käsitletakse lihtsalt seksuaalse sättumuse väljendamisena. On mingisugused performance'id või kunstisündmused, kus põhimõtteliselt puudub kunst, puudub isegi vahel mingi kirjandus või luule, on lihtsalt oma mingi välja mõeldud identiteedi või sugulise sättumuse selline eksibitsionism. Üks Ermi etendus oli samas. Ermis oli ka midagi kummalist. Ritta läks, aga kui me otsime nüüd positiivset vastust sellele küsimusele, et kus siis peitub see ellujäämise juur? Inimeste peades, võtame ka Nõukogude okupatsiooni, väga paljud, mis ütleme lääne, nüüd seda nimetatakse võukkultuuriks, see on õige, et mis on paljudes institutsioonides kaasa toonud, see on ütleme vastutustundlik oma rahvast ja ka teistest rahvastest ja kultuuridest hoolivad inimesed on loobunud, on asunud tegelema millegi muuga ja mis peamine ei lähe enam selliseid asju ka õppima, sest see on näha, kuivõrd vähe on mingi mis tahes rahvuskultuuri või pärandi hoidmine tänasel päeval väärtustatud, aga kui Nõukogude ajal suutis Uku Masing või ükskõik kes minu enda erialad Linnart Mälgi ikkagi hoida teatud sellist valguse sädet ühiskonnas, nii et see mitte kuhugi ei kadunud, et siis mis rääkida tänasest ajast, et need inimesed, kellel on mingi missioonitunne, lihtsalt peavad tegema seda, mis on õige resoluutselt, mitte lihtsalt alla andma esimese kriitika peale Aga kuidas olla siis ebaviisakas? See on lõpuküsimus minu jaoks, et haritud inimesed on tavaliselt väga viisakad ja nad kuulavad kõike. Aga mõnikord võib-olla kõike ei peaks kuulama. Kindlasti mitte, et kui keegi täie mõistusega inimene tuleb meile seletama, et me peame vastu võtma siia kliimapagulasi või ootama maailma lõppu näiteks või tõestab ära, et mingi elektritootmise viis, mis on tõestatult saastavam kui ükskõik mis tahes teine variant, räägib, et tegelikult see päästab planeeti või keegi tuleb oma mingi välja mõeldud sooga või väidab, et seksuaalne identiteet on kunst. Sa lihtsalt ei ole nõus sellise asjaga. Aga sa ei pea seda ju tegema röökides või karjudes, vaid sa ütled, et ei, see ei ole nii. Just. Et ega siis... Ma võtaks selle kokku terminina piiride kehtestamine. Absoluutselt. Nii kultuurilises mõttes, geograafilises mõttes, riigil on piirid, aga ka meil isikusustena on piirid. Kuhuni me oleme valmis kedagi oma ideedega laskma. Ja mis on peamine sellise võukliku invasiivse kultuuri töövõtte on panna murda oma vastane. See kehtib iga sellise aktivisti, see on kuidagi alateadlik võitlustaktika, on murda oma vastase, nimetame vastast lihtsalt tavaliseks normaalseks inimeseks, kellel ei pruugi olla üldse mingit poliitilist eelistust, kes tahab lihtsalt elada oma elu ja teha oma asja. Eesmärgiks on murda oma selle nõnda nimetatud, sest seda päris mõistus pärast inimest peetakse oma vaenlaseks. See on nii. Ja tahte murdmiseks sa pead panema selle inimese vabandama asja eest, mida ta ei ole teinud. Näiteks ta on öelnud mingi lause, teinud kuskil midagi, milles ei ole mitte midagi halba, aga sa süüdistad teda milleski ja siis sa nõuad,
sellise jõuliselt hakkad nõudma, et nüüd see inimene peab millegi eest vabandama, näiteks ma ei tea, naiste solvamise eest. Näiteks keegi räägib sugude erinevusest või näiteks väidab, et naised sünnitavad, mehed ei sünnita. Öeldakse, aga te solvate mind, et see on vaimne vägivald või me leiame nii palju neid kohti, kus mingi inimene lihtsalt, kuidas seda öeldakse, noorte keeles sõidab sulle sisse, ilma et sa oleks nagu üldse mitte midagi teinud või öelnud, sõimab umbes sinu läbi, millegi eest, millest sa isegi aru ei saa. Ja siis ta veel nõuab, et see keegi teine, mingi inimene, et ta oleks nagu millestki süüdi ja ta peaks võtma selle süükoorma või häbikoorma veel enda peale niimoodi ja siis koogutama, et ega ma päris nii ei mõelnud. See on nii oluline mõte, et sellega me ka lõpetame. Aitäh, Peeter Espak. Aga aitäh kutsumast. Niisiis, mõistlikud inimesed, jääge mõistlikuks, ärge laske ennast viia olukorda, kus te peate vabandama millegi eest, mida te teinud ei ole. Jääge terveks, kohtume nädala pärast, kõik head teile.